Alles see oli, kui ma läksin lasteaeda. Ma mäletan veel seda aega. See oli sõimerühmas. Ei osanud ma siis veel end riietada ega isegi kahvliga süüa. Paigal püsimine oli nii keeruline ja isegi potil käimine vajas veel harjutamist. Mängida oli tore, aga magada mitte. Voodid olid küll mõnusad ja pehmed, aga und, vot seda ei tulnud. Süüa sai küll hästi, piimasupp ja makaronisalat. Ja magustoidupäeval ei öelnud ma teisest portsust küll kunagi ära. Ei tea, kas neid koolis ka saab. Alles oli kõik nii uus ja harjutamist vajav. Aga nüüd on kõik kuidagi selgeks saanud. Juba tean ise, et sõbraga tuleb mänguasju jagada. Laua peale ei ronita ja toas ei joosta. Suudan ise ilusti laua taga oma meisterduse lõpuni teha, isegi kui sõbrad juba ammu mind mängima ootavad. Isegi voodis suudan vaikselt lesida, ka siis, kui und parasjagu ei tule. Õpetajatest on tõesti palju kasu olnud. Tähed ja numbrid on juba üsna selged, vähemalt mõned. Võimlemistunnis suudan palli juba teise saali otsa visata ja laulmistunnis kõlab mu hääl lausa vahel üle teiste. Mis siis veel jäänud on, kui kõike juba oskan ja tean? Tundub vist, et see viimane kevad siin lasteaias ongi kätte jõudnud. Sügisel ma enam ei tule, siis ootab juba kool. Veel jõuab teha viimased meisterdused ja laulda koos viimased laulud, mängida sõpradega viimased mängud ja teha ka viimased ulakused. Hakkame otsi kokku tõmbama. Õpetajale teen pika pai ja ütlen aitäh, sest see seiklus koos teiega on olnud superäge ja sellist kannatust, nagu minu õpetajatel, ei leia küll igalt poolt. Nii et head aega lasteaia pere ja lasteaia hoov, minu voodi, rühm ja kapp. Mu suur vend juba räägib, et jään teid kõiki igatsema, eriti lõunaund. Sõpradega kohtun veel koolis. Lasteaiamajast mööda kõndides kiikan ikka hoovi ja piilun rühmaakendest sisse. Ehk märkan ka teid, õpetajad. Ja kui siiski parasjagu mitte, siis oma mälestustes hoian teid alati, sest lasteaed oli tõesti üks ilus ja eriline paik.